Kirde maakaitseringkond korraldab teist aastat järjest evakuatsiooniõppust Miljon Miksi. Miks on see õppus ringkonnale vajalik? Tänases julgeolekuolukorras valmistame ette Kirde maakaitseringkonnas evakuatsioonirühmasid selleks, et oleks nobedad näpud abiks Päästeametile, kes, kui vajadus on, viib läbi laiaulatusliku evakuatsiooni ja sellega me valmistame ette siis inimesi selle ülesanne täitmiseks. Õppuse raamistikus, millised on muudatused võrreldes eelmise aastaga? See kõige suurem muutus on see, et me teeme seda nädala sees palju pikemalt ja anname naiskodukaitsjatele kogemus selleks, kuidas on võimalik siis pikemal ajal evakueeritavaga hakkama saada ja vaatame, kuidas jätkusuutlikkus toimib. Milline on Päästeameti roll evakuatsioonis? Päästeameti ülesanne evakuatsioonis on siis tsiviilkriiside ja sõjaliste kriiside korral inimeste vabatahtlik ümberpaigutamine ohustatud alast ohutusse kohta, ohutusse alasse. Ida päästekeskuse ülesanne eesmärk on siis harjutada evakuatsioonikoha avamist, seda ülevõtmist kohalikult omavalitsuselt ja üleandmist naiskodukaitsele. Kuidas evakuatsioonirühma liikmed on siiamaani hakkama saanud? Ma arvan, et on saanud hakkama väga hästi. Meie hulgas on liikmeid, kes on juba 6 aastat evakuatsioonirühmas toimetanud, on ka neid, kes on sellel õppusel esimest korda, nii et meie selle õppuse eesmärk on ka ühise meeskonna loomine ja üksteiselt õppimine. Kuidas evakueeritavad ennast üleval peavad? On nii ja naa. On evakueeritavaid, kes mängivadki enda rolli ja mängivad meil ette olukordi, mis võivad päriselt juhtuda. Näiteks joobes inimene või ilma vanemateta laps, inimene, kes on maha unustanud enda ravimeid, kuid vajab neid igapäevaselt, või ka inimene, kes lihtsalt on natuke bravuurikas ja tahab teistega kakelda. Et need olukorrad on meie jaoks põnevad, me saame neid läbi harjutada ja see ongi see, mis meil päriselus võib ette tulla.